Meil on kõik tehnika olemas, kõik varud on täiendatud, on see siis kloriidid või sõelmed. Meil on ka väiksematele teedele oleme mõelnud ja me oleme alustanud siis oma väikese üksuse moodustamist ka linna juurde, et vajadusel siis appi minna sinna, kus kohe kiiresti koristada ei jõua, kui peaks kohutav lumi või kohutav libedus tulema. Aga ilmaprognoos on positiivne, et ei tule lund. Linn vähemalt selles osas. Muidugi inimesed sooviksid lund ja lapsed ja võib-olla polegi mõni laps sünnist saati lund näinud, aga tundub, et meie kliima ikka hakkab muutuma. Uut ei ole soetanud, sest et kui firma läheb, meie partnerid tulevad meiega lepingusse peale meie riigihanget, siis nad soetavad see lepingu ära. Lepingu kestvus on meil üle 5 aasta 6 aastat, 7 aastat isegi, nii et selles mõttes nagu iga aasta ju tehnikat ei vaheta. Midagi uut on kindlasti, ma arvan, kommunaalameti juhataja või tema asetäitja näitavad teile mingid uued asjad. Uus tehnika tuleb siis, kui me linnale teeme selle koristusüksuse. Uuel aastal jaanuarist me peaksime oma tehnika kätte saama, mis on siis täiesti uus, sest uus ettevõte väike tuleb. Aga see tehnika ei peagi alati olema uus ju, ta kestab ja tal on oma garantiid ja asjad, nii et selles mõttes ei ole probleemi, et tehnika meil rivist välja läheb, et sellepärast jääb midagi koristamata. No ja täna ei ole siin nüüd 100% ju kõik masinad kodunt ära tulnud, aga need on lihtsalt näitamaks, et neid on eritüübilisi, väiksemaid, suuri, võimsamaid ja vähem võimsamaid. Osa on siis, eks ole, suurte ja magistraalsete teede peal, osa kõnniteede peal, kergliiklusteede peal oma toimetamisi tegemas. Küll seda peab ütlema, et uudist on ikka natukene ka, et siin üsna meie lähedal on üks sõiduautole külge pandud riistapuu, mis ütleme nii, et seal saab mõningaid muid parameetreid küll ka mõõta, aga kõige tähtsam on see, et tema abil saab ära fikseerida, kui libe või kui kare on üks tee, mida ta läbib. Ja seal siis juba ekraani peal siis lausa näitab ja seda saab siis isegi järelevalve mõttes ka ära kirjeldada, et kus on kuiv või märg tee, kas on lörtsine, kas on libe või on lausa lumi maas. Et üks asi on lihtsalt fikseerida ära, et pärast saaks, kui vaidluseks läheb tõestada, et kuulge sõbrad, et asi ei olnud päris korras, aga teine on ka loomulikult teine iseenda teadmiste ütleme järelproov, et kas nüüd tõesti ma saan aru, et on libe või ei ole, et proovid niimoodi jalaga järgi, aga aparaat siis kinnitab, et jah, seekord on niimoodi või teistmoodi. Nii et me ju tegelikult seda juba prooviks kasutasime natukene eelmisel talvel, kus ju väga palju seda libedat ei olnud, aga see aasta meil on täiesti lootus, et tuleb talve ja küll siis saab seda ka rohkem või vähem juba järelevalveks katsetada. See aparaat on praegu üks, eks ole, aga küll me siis just tundlikemate kohtade peal, eks meil on niisugused kohad on enda jaoks ka ära kaardistatud, näiteks kui peaksid tulema nüüd esimesed niisugused kas jäävihmad või esimesed härmatised hommikuti, siis näiteks silla peal võib see kiilakas kõige kergemini tulla, sest vesi on seal kuskil all ja see silla enda konstruktsioon, see võtab külma palju kiiremini külge kui nüüd tavaline asfalti nagu praegu meie jalgade all, sellepärast et see hoiab siiski teatavat maasoojust sees. Et niisuguseid kohti meil on kirjas ja meil on üle 50 tõusu, mis on ära kirjeldatud, kus peaks olema nagu eriti valvas ja töö läheks alati käima esimeses järjekorras. Nii et küll meil need kohad on olemas, mida peab siis minema üle vaatama. See on nüüd tee-ilmajaam, minitee-ilmajaam, mida me tänavu hakkame paigaldama Tallinna linna erinevatesse linnaosadesse. Ja see tee-ilmajaam mõõdab meile õhutemperatuuri, õhuniiskust, teepinnatemperatuuri ja selle pealt me hakkame tegema hoiatusi ja ennustame ilma, mis saab öötundidel olema, teetemperatuur näiteks ja milline on võimalik teeseis.
et hooldeautod jõuaksid õigel ajal teedele ja libedus oleks ennetatud. No need ilmajaamad pannakse posti külge, tänavavalgustuspostide külge nii kõrgel, et päris kätt seda sinna vastu panna ei saa, et usume küll, et nad ära ei kao, aga nad mõõdavad väga kindlalt meile iga 10 minuti tagant kõik ilmaandmed ja siis me saame selle põhjal teha siis täpsema prognoosi, et me usume, et sellest on hoolde tegemisel kasu, et on võimalik õigel ajal tegutseda ja õiges koguses soola panna. Kui palju teil neid üldse on? No Eestis on maanteedele neid juba pandud umbes 20 aastat, linnas neid veel ei ole, aga nüüd sellel talvel või selleks talveks me juba 16 punkti paneme Tallinnasse. Et Tallinnas on küll olemas üks 10 temperatuuri mõõtmispunkti juba varem, aga nüüd me teeme selle võrgu tihedamaks ja paneme tõesti päris teetemperatuuri andurid kohe teekatte sisse.